linna on alguse saanud ja siin elasid siis enne eurooplaste tulekut elasid siis kohalikud etnilised hõimud, elasid siis naamad ja hererod ja miks nad siin siis asetsisid ka sellepärast, et Windhoek on täpselt selle koha peal ehitatud, kust on, et siin on hästi palju kuumaveallikaid ja kohalikud etnilised hõimud kutsusid seda kohta omas keeles, kutsusid Aigamiks ehk siis tule ja vee koht või siis kutsuti seda auruauguks. Nii et see on see koht, kus me praegu oleme, Klein Windhoek. Nüüd praegu on siin elamurajoonid ja vanasti, kui see Namiibia kuulus Lõuna-Aafrika Vabariigi koosseisu või selle alla, nagu öeldakse, siis mustanahalised siia rajooni üldse tulla ei tohti. Või kui tohtisid, siis nad pidid võtma kirja sellelt valgelt, kelle juurde nad tööle tulid, et see kirjutas, mis kellast, mis kellani see must minu juures töötab, ka ainult loaga said mustanahalised siia linna ossa. Nüüd muidugi on peale seda, kui nad 21. märts 1990 iseseisvaks sai Namiibia, nüüd ei ole siin mingit keeldu, nüüd nad võivad siin kõik liikida, nagu te näete, on siin mustanahalisi hästi palju. Mida nad siis praegu meile teeb, siin teeb väikse ekskursiooni, annab meile väikse nagu õppetunni või näitab meile, kuidas siis teemantid ja tanzaniit kivi siis siin töödeldakse ja müüakse. 1908 siis leiti siit esimene teemant, üks sakslane. What we do is, once you find the first diamond, this is the 9 stages. This is how a diamond looks like. Uncut, unpolished, you find it underground just like this. Niimoodi ta siis leitakse kuskil kaevandustest, niisugune algust annab selline välja. Kimberliit on siis see kivi, mis siin ümber teemant on ja nii ta siis välja näeb, kui avastatakse kuskil kaevandustest. Kui siis selline kivikene leitakse teemant, siis see viiakse kohe spetsialisti juurde, see spetsialist võtab selle kätte, ütleb, kui väärtuslik ta on ja kui suure teemandi siit võib siis ehteks teha. Ainult see mees, kes siis leidis selle esimese on selle vasakpoolse pildi ja ta vahetas siis selle teemandi hobuse vastu ja andis oma kaevanduse, kus ta leidis ühel teisel mehel ja see mees kingis tal hobuse. Et ta ei osanud vist seda teemantit eriti väärtustada tol hetkel. 1908 leiti esimene. Ja esimest korda on mainitud Windhoeki ühe pealiku jonker afrikaaner, kes siis tuli Kaplinnast, tuli põhja poole üles ja 1840. aastal sättis ta oma, kui ta siia saabus, pani ta end siia maksma kohalike hõimude hulgas ja põhja poole jäid siis hererod ja lõuna poole jäid siis need namad. Ja paljude arvates on see praegune linn ka nime saanud selle sama pealiku jonker afrikaaneri järgi, kuna tema sündis samanimelises külas Kaplinna lähedal. Teistel andmetel aga tähendab tegelikult see linna nimi saksa keeles tuulist nurka, mis muidugi rahvasuus on aja jooksul natuke moodunud, nii et seda täpselt ei teagi, kus see linna nimi nüüd tulnud on, kas siis on ta saksa keeles tuuline nurk või on ta siis selle pealiku jonkel afrikaaneri koduküla nime järgi. 1907 aastal ehitatud kirik otse meie ees, kõige vanem. Here you have the Parliament House. Parlamendimaja vasakut kätt, ilus siin Paikmese talu. And here in front, this is our museum, like we call the coffee mug. You see it look like a coffee mug. Like a coffee? Yeah. The coffee machine. Nagu kohvimasin siin otse ees vasakut kätt. Statue right there. Vabadus. Tema käes on siis Namiibia konstitutsioon, nende esimene president. Ja see on nende siis mälestusvalt nagu kohvimasin, ise nimetavad seda. Täpselt saab kohvi värvi ka ja paremat kätt siis tuleb tagasi. 1907 aastal ehitatud esimene kirik avati 1911 ja originaalis on täpselt nii säilinud ka. Ja selle kohvimasina taga on siis Alte Feste kindlus ja Alte Feste kindlus ongi see, mis 1890, kui sakslased tulid siia, ehitasid selle esimese kindluse endal siia ja tulid oma vägedega siia korda looma
ja etniliste gruppide üle võimu võtma. Et see on see alte feste kindlus seal taga. Nii, et nüüd siis esimeseks sõidame kohe Katatuurasse. Katatuura tähendab siis tõlkes koht, kus ei tahaks elada või koht, kus ei tahaks olla. Ja seal elavad siis need mustad kohalikud ja kui Namiibias on kõik enamus suuri linnu, on nii, et mustad on siis veedud eemale. Tehtud eraldi linnarajoon ja siis on olemas 3 linnarajooni. On olemas valgete jaoks, on olemas siis mustade jaoks ja on olemas siis nagu öeldakse värviliste jaoks, ütleme nii eesti keeles viisakalt öeldes. Ja 300–500 lindu teevad seda pesa ja võtab aega 2 kuud. Ja nad ei lõhu seda pesa ära, kui nad välja kolivad, et järgmisel aastal saab uus pesakond sisse tulla jälle. Mis selle linnu enda nimi oli? Kuduja, harilik kuduja, jah. Aga enamus Aafrika riike on jah vasakpoolse liiklusega ja kes on natukene uurinud, kas te üldse maailmas teate, miks on tekkinud selline parempoolne ja vasakpoolne liiklus, et tegelikult vanasti oli kõik ikkagi parempoolne liiklus, et kust tuli see vasakpoolne liiklus? Teile küsimus teab, keegi ei tea? Jaa, aga Inglismaal. Et see oli siis üks kurikuulus väejuht, kes Euroopas purustas ja tegi pahandusi ja tema sõitis hobusega mööda teed ja kuna mõõk oli alati siinpool, siis mõõgaga oli alati siitpoolt parem võtta ja vastast rünnata, ehk siis Napoleon oli see, kes Euroopas selle kõik segamini lõi tegelikult maailmas, selle vasakpoolse liiklus üldse tekitaski. Vanasti oli kõik, oli parempoolne ja oli rahumajas. Et mäletate rahvaarv, siis Namiibias oli 2,4 miljonit ja kui rääkida territooriumi suurusest, siis Namiibia territooriumile mahub 18 Eesti. Nii et see teedväli on siis 2 jõge kohtusid ja järsku need jõed muutsid oma suunda. Sama Saviväli ongi sellele siis tekkinud, et enam seal vett ei ole. Ja need tüünid, liivatüünid, mida siin näeme, on sellised, nagu te näete, punakad roosad. Ja kui me näeme Svalbard-poodi, seal me näeme hoopis teist tooni. Neid liivatüünid on täitsa kollased, aga siin on sellised punakad roosad. Need on nüüd need puud, kus see pikk juur oli või? Jaa, need akaatsiapuud 40–60 meetrit. Näevad juured maa alla saavad vee kätte. Aga ma olen veel viitsat veel näinud. Selle juured lähevad kuni 100 meetrit. See jõgi voolas siis siit otse ookeani. Now when the dunes were formed, it blocked the water, so the water couldn't go any further. Ja kui need liivatüünid see tekkisid, siis see blokkis selle vee ära. Clay, so it made the layers of clay. Now you will see that basically if water comes, it will go there, it will stay there, basically, and it goes in very quickly, so there's no time for the root to get any water. Et kui sa siia nüüd vett peale valast, näete, et see vesi jääb siia, see vesi ei lähe juurteni välja, sest savikiht on vahel, eks ta jääb siia pealmisesse kihtidesse ja puujuured ei saagi vett. Ja noh, et liivatüünid blokkisid siis selle jõe voolu sinna ookeanisse ära ja siis sellepärast see jõgi muutuski siis siit suunda ja sellepärast siin kuivaski kõik ära. 380 meetrit on see kõige kõrgem tipp. Näete nüüd teine tipp nagu kaugele. Teine tipp ja see terav nurk. Näete, inimesed lähevad siit otse, kui vaadata. See on nüüd see pikem tee, mida inimesed valisid. Kui nüüd vaadate siia, näete minu näpu suunas, läheb sealt üks rada, näete. See on nüüd see lühem tee. Et soovib sealt minna, saab ka sealt minna ja kõik need lähevad sinna, täpselt sinna tippu välja ja sealt tipust on ainult 2 teed tagasi, kas libistada tagumiku peal või rullida ennast tagasi, aga mitte sinna poole, vaid ikka siia poole. Need puud, mis siis on siin teed välis, on siis üle 500 aasta vanad ja miks need puud ka siis välja sulid, sellepärast, et juured ei saanud enam sügavale minna, sest savi takistas. Ja need ei saanud sealt alt seda vett kätte enam. Please do not climb on the trees. Now what you will see also in the dunes, we've got 2 types of snakes here. Aha, 2 sorti ussi on siin olemas. The hornbill and the sand snake. Now the hornbill is the poisonous one, but they are not, where people are, they are not. Hornbill ja liivauss, et see hornbill on siis mürgine. See liivauss ei ole mürgine. Then you have the sidewiner. Now you will see the sidewiner. Et te näete ussi liikumist selline. It goes like that. That's called the sidewiner. But you will see them, they won't harm you if you don't harm them. They're more scared of you than you are of them. Ja, et inimesed, ussid on rohkem kardavad meid, kui meie neid. Jaarik veereb ennem alla ja... Ei no näed, näeme, mis saab. Nagu Relme ütles, pahkluuni näed, võid sisse, kui alla lähed.
Issand, raske töö ja vaeva nüüd lustid. Issand, see küll mõnus, kuule. See on ikka väga mõnus. See ei olegi keeruline. See on pehme ka. Kuuled või? Jah. Mis liid teeb, mis hääl? Ei kuulnud või? See on liid. See on liid, jah? Liidos ka olema. Nii et Sestrimi kanjon ja 30 meetrit sügav ja 2,7 kilomeetrit pikk. Ja kus ta on saanud siis oma nime, et siis endised hõimud, kes siin elasid, nende jaoks oli see veevõtukoht. Ja et vett siit kätte saada, nad kasutasid ämbriputke lahtistuseks, nad kasutasid või sidusid kokku, öeldakse 6 siilu nahka. Ja see tähendab siis 6 siilu ongi sesrem nende kohalikus keeles ja sellesse on siis saanud selle edemist 6 nahka tegid siukse nagu ämbri sellest 6 nahka. Sellepärast on see koht sellise nime saanud. Siis sealt põhjast üks 10 meetrit. Sinna maani oli vesi. Et siia täitsa täis, ta pole ikka ammu pole olnud. Et te näete, vaatate see kivi, mitte vahet näete, alumine osa on nagu näete tihedam, tihkem, et sinna maani see vesi olnud. Aastal 2010-2011. Vaata, sealt servas on üks kumetab laik. Ei, seal mingi loik on seal. Siin on mingi loigukene. Loik on, ei no siin on maavesi ka, põhjavesi on ka siit tuleb. Põhjustav on selle ikkagi see Kuisebi jõgi, see Kuisebi jõgi, see voolab põhimõtteliselt maa all. Ja see kivimi koostis, mis on siin kaljud, ongi selliseks muutunud ja imeline maastik. Erinevad kihid, see tegelikult kõik see oli kunagi merepõhi. Ja maa-alune vulkaaniline tegevus on kogu aeg seda surunud välja ja sellepärast ongi need kihid on see niimoodi näha, et see on üks vulkaaniline tegevus, ta on nagu maha jahtunud, eks, üks kiht, siis on jälle vulkaanid maal on jälle surunud välja, see on järgmine kiht peale tekkinud, need kõik on nagu, need on kõik erinevad, need kõik kihid on nagu mingi ajajärk, mingi erinev ajajärk, 500 miljonit aastat tagasi umbes, noh. Et see kõik erinevad ajärgud on siin kohe nagu säilitud, nagu raamat on siin, eks. Ja kõik, kes on välja surutud ja sellepärast ongi niimoodi väga erinevalt jäänud, noh. Ja Namiibia üldse, Giid ütles ka, et Namiibia tegelikult ei ole Aafrikas ühtegi sellist riiki, kus on niivõrd palju erinevaid pinnavorme, nagu siin. Nii et 3 erinevat kivi ja see must kivi on see, mis nagu hästi päikse käes sätendab nagu. Kvarts ja liivakivi. Ja liivakivi me näeme, kui me edasi lähme, me näeme, et seal hakkab juba liivakivi pinnavorm tulema. Siit rannast saab siis endale maja soetada, kui soovid 150 000 euro eest korterboksi või sellise ridakas, jah? Nii et selle koha nimi on siit Dolphin Beach, ehk siis delfiini rand. Peale teist maailmasõda inglased võtsid selle linna endale. Sakslase käest ära. Sakslased on teise maailmasõja kaotanud. Inglased tulid siia, üks Walt Disney meie linn. Kolisid siia sisse. Ja see linn 1990 Namiibia sai iseseisvaks. Siis see linn jäi Lõuna-Aafrika Vabariigi kätte või. Enne seda oli Edela Namiibia, oli ju Namiibia nimi, Edela-Aafrika. Eks ta ei olnud üldse. Ta oli Lõuna-Aafrika Vabariigi valduses, aga 1990, kui Namiibia sai iseseisvaks, see linn jäi veel Lõuna-Aafrika Vabariigi valdusesse. Alles 1994, kui Lõuna-Aafrika Vabariik sai iseseisvaks, anti see linn tagasi Namiibiale, see sama Walvis Bay. Nagu te näete, need maad on kõik ühte tüüpi, et need on valitsuse poolt ehitatud, kõik on ühtemoodi, ühesugused ja valitsus väga hoolitseb selle eest, et inimesed ikkagi elasid normaalsetes tingimus, normaalsetes majades ja valitsus siis hoolitseb selle eest, et nad suudaksid neid maju endale osta ja nendes elada, et kellel ei jätku piisavalt raha, et siin osta, siis on siin mingid programmid ja välja töödeldud, et 35–40 000 inimest on siis siin paiksed ja muidugi siis nende puhkuste muude ajal, detsember, jaanuar eriti on siis siin muidugi rohkem rahvast ja sakslastel elamus vanemad majad, mis siin linnas on, see ehitatud 1901-1902 aastatel ja peale teist maailmasõda siis, kui see
Walvis Bay anti inglastele, siis sakslased ei saanud enam oma laevadega sinna Walvis Bay'sse tulla, oli vaja neil siia endal sadam ehitada, sest oli vaja Windhoeki ja teistesse kohtadesse oli vaja tuua tooteid. Nii et sellepärast ehitati ka siia sadam. Akvaarium vasakud kätkele. Jah, et kui on soovi, siis võib siia tulla vaatama kõike ookeani kalu, näeb siin akvaariumis. Nii et otse meie ees on siis see majakas, kuulus majakas. Nii et Walvis Bay oli siis tuntud vanasti ikkagi kui väga populaarne kalapüügilinn, siin kalurid. Enamik ja inimesed, kes siin linnas töötas, tegelesid ikkagi kalandusega, käisid mere peal, püüdsid kala. Ja ta oli hästi tuntud kui kalapüügi kalurite linn. Nüüd on ajad muutunud. Kõik need inimesed, enamus inimesi, kes siin linnas elavad, töötavad kaevandustes. Siin Swartcop-Mondi ja Walvis Bay vahel oli 5 uraani kaevandust ja enamus inimesi siis töötas ikkagi seal kaevandustes. 96. aastal jooksis karil Itaalaste kalalaev. See maa peale ja pidu panema, et olid hommiku tagasi pole. Paati pole. Ja kadunud ja GPS ka ei töötanud, nii et ei leitud. Ja 2 aasta pärast tuli välja samas. Et oli ikka mingi auk oli laevas, kuskil oli põhja vajanud, oli meriõld ära, uhud kuskile keskele ja nüüd siis tõi tagasi randa. Populaarsus siin aastatega ja nüüd on siin ka teised võtnud samast kinni ka ehitanud endal siia majakas ja need on nagu see öeldakse et siuke kalurite nagu ütlekse harrastajate kalameeste külakene siuke. Vasakut kätt siis Brandenberg ehk siis eesti keeles Tulemägi ja see on 27 kilomeetrit pikk mäestik, see on siis Namiibia kõige kõrgem mäestik ja ta on saanud siis oma nime, ehk siis Tulemägi on saanud oma nime tekkiva päikseloojangul tekkiva erede oranži sükse varjundi järgi. Thank you. Okei, nii et see on siis nende haigla siin. Eks nende, nagu öeldakse, haigla vastuvõtupunkt, et kui midagi on, nemad lähevad siis, kui inimene tunneb ennast halvatseda, tuleb siia, see on kohalik arst ja siis igast taimed, nad siin käivad korjavad igast taimed, nad teavad väga hästi, millega ravida saab ja siis nad siin ravivad. Siin on reeglid sellised, et siin on see nende rahvusvaheline mäng, rahvuslik mäng ja 2 pealikku mängivad seda mängu ja see, kes võidab, saab küla endale. Mitte ei kakle, ei tapa üksteist, nemad teevad seda mängu ja see, kes võidab selle mängu, on küla pealik. No. Ülevalt alla. Ülevalt alla, ja. Kas ei ole, ütleme nii meelelakkumine? Ja vaikselt juba tuleb mingit näed. Tossab natuke. Kõik on õhnen. No. Ja ongi faia valmis. Mõtle, kui lihtne. Niimoodi.
esimene valge 1946. aastal, esimene valge farmer, kes tuli siia Lõuna-Aafrika Vabariigi, kes ehitas selle maja siia. David Levin oli siis see mees, kes tuli. Ja elas siis 46. aastast kuni 64. aastani koos oma naise ja lastega siin. Saanud, kui vaatate, põhiline probleem, miks ta siin elada ei saanud, oli see, et tal ei olnud vett. Vaatame siis neid kaljud ja maalinguid ja graveeringuid, kes siis on Bushmanide poolt on tehtud. 2000 ja 5000 maalingu ja graveeringu vahel on siis siin leitud. 2500 plaati, kus on graveeringud peal. Me nägime nendest ainult 13 erinevat kohta. Kas erosiooniga või maa värisemisega igatahes selle kivipositsiooni olnud, kui neid maalinguid tehti, graveeringud ei olnud siin. Space and the oxygen they went through and make them ja nagu näete, seal on üks eks veel ja siin on ilusti isegi näeb, väga hästi on eristada puukoor, eks, on eristada sellest puutüvest. Ja kui ta siin koputas, on näha kohe, et mõned kohad on nagu tühjad seest, mõned kohad on täis, et see tähendab seda, et see, kus tühjad on, see on haplikud sisse pääsenud ära, lihtsalt tapnud selle, eks, ära kõdunenud. Aga see, kus haplik ole pääsenud, näed, täitsa ära oksud kivistunud, kristalliseerunud. See on siis emane, nagu näete, siis tuul ajab need lehed niimoodi tegelikult. Muidu kasvaks võib-olla isegi otsaga tuul ajab need lehed niimoodi. See on emane ja seal on isane taim. why they are different is because of the called Nagu näete siis marjad, eks siis, mis on vahe nendel marjad suurused, siin on suured marjad, isasel on väiksed marjad. Angolas ja Namiibias kasvab siis ainult maailma kõige varem taim ja nende rahvustaim on siis vapi peal on ka siis veel viitse, kus neil on vapp, eks, ja on veel viitse ka seal peal. Need 400 aastat on umbes vanad, hästi rahulikult, hästi tasa, tähendab hästi aeglaselt kasvavad. Keskmine eluiga, nagu öeldakse, on neil 1500 kuni 2000 aastat. Nii et alustama peaks võib-olla sellest, et termiidid on erinevad, termiidid on erinevad kolooniad, siis hõimudeks need nimetada sa erinevad kolooniad, mis siis ühte kolooniasse kuulub mitusada tuhat termiidsi ja nende valitseja on siis kuninganna, kes siis valib koha, kuhu tema siis esitsema kavatseb hakata. Ja on jaotatud sõdurid, töömehed, ihukaitsjad, kindralid. Ja kõiki neid vägesi juhatab kuninganna. Siniknuud, siin näete, oodatab eluiga 17 kuni 20 ja suudavad siis arendada kiirust kuni 70 kilomeetrit tunnis ja sarvede pikkus 35 sentimeetrit ja elavad tavaliselt karjades 20 kuni 30 looma koos. Siis me nägime oorükseid siin, nende rahvusloome ja nende eluiga on siis 18 kuni 22 eluaastat. Nemad suudavad siis joosta kuni 60 kilomeetrit tunnis ja nende sarvede pikkus on 85 sentimeetrit. Teised giidid on mulle öeldud, et lõvi sööks, kui tal oleks söök võimalus iga 3. päev, see oleks liha. Mul on nii vastatud samamoodi. Ma olen küsinud, et kui... on see, et kaelkirek suudab joosta kuni 50 kilomeetrit tunnis ja elevant suudab joosta 42 kilomeetrit tunnis, nii et peaaegu päris võrdselt jooksevad, kui väga kiiresti on vaja joosta. Elevantide kohta eile veel, mis ütlemata jäi, palju informatsiooni eile me jagasime elevantide kohta, aga elevantidel on karjajuht on emane, mitte isane, vaid emane karjajuht alati. Paljudel taimetoitlestel on nii? Mis lammastel küll? Jaa, no tundub niimoodi, et ikkagi isane on see, kes karja juba, aga elevantidel on ka see emane, mis juhib seda karja. Isane on see perekonna pea, aga naine on see maailm seda keerab, eks. Esmaspäeva hommikul kõlbab jutuks küll. Elevandis
sõnnikud kõrvadega. Jaa, just. Suured. ma arvan, et need on kõik pojad, ühe ema pojad. Suurem. Et on vähe jah, kas pump ei tööta või pumpa. Tulevad kõik jooma. Joogikoha juures. Jaa. See on muidugi kaal nii rahvusparkidest. Joogikoha ja. Kus on mäng? Võitlub kabjast. Tuleb maadluseks kätte. Are they playing? They're fighting, yeah? For what? Kaks näed isastik ja see ikka võitlus käib. Positsiooni pärast, mitte mäng. Märts-aprill siis nad planeerivad oma pisikeste sündi nii, et märtsis-aprillis oleks neil see sünniaeg, siis on muru tärkamas, et siis väiksed noored pojakesed saavad ka muru süüa. Ja väga paljud antiloobid on ikkagi nii targad, et kui nad karjas liiguvad, nad üritavad seda sündimisaega kõik üheaegselt teha, et kõik nende väiksed sünniksid üheaegselt, siis nad suudavad olla ohutumad lõvikarjade eest, et nad suudavad kaitsta oma poegi, kui kõik on ühevanused. Erinevatel aegadel ei sünnita, muidu oleks väga raske. Admin stork, jah? Eesti keeles on selle linnu nimi Savanni toonekurg. Kui kedagi huvitab. Savanni toonekurg, jah. See on siis need genspokid, kelle kohta eestikeelset tõlget ma ei leidnud. See on hea, et öösel sadas kõik see viitur ära ja müristas koledasti, nii et loomadel ka pidupäev, vett rohkem ja me näeme ka rohelist loodust rohkem võib-olla. Kui Aafrikas käib rahvaloendus, näiteks siis Namiibias käib rahvaloendus, siis ka nendes külades ei ole kõik need inimesed kirjas kuskil nagu meil kirikuraamatus või kuskil kunagi vanasti olid või. Et siin on siis loetakse majade järgi. Et loetakse palju külas on maju ja pandakse keskmiselt, et selles majas elab keskmiselt, igas majas elab keskmiselt 4-5 inimest ja siis saadaksegi küla arv kokku.
koosnevad sükest metallidest või ainetest, mida mujal leitud ei ole, noh. Et ja 80 000 aastat tagasi, nagu reisikirjas on kirjutatud, siia ta langes. Ja 1920 siis üks talumees lihtsalt otseses mõttes komistas otsa. Et siis leitigi, komistas otsa ja nii ta avastati ja ta on täpselt sama koha peal, nii nagu ta siia kukkus arvatavasti, sest ta kaal on 60 tonni. Nii ta siin on. Ära lõiganud ja kätte saadud. Tagasi pandud. Ja kogu see elu, külaelu toimub siis siin tee ääres. Kõik antakse vahestele inimestele valitsuste poolt ehitatud selline suur põllumajanduskülakompleks ja antakse vaestele ja kõik see, mis üle jääb, see müüakse maha ja see raha antakse ka vaestele. Mis on ehitatud roivastest ja sõnnikust, nagu öeldakse, plekist vaadake ehitatud plekkatused ja kivid on peale pandud, et siis tuul ära ei vii ja vihmahooaeg on siis vihm ei saa sisse. Assa vaikka ilus paissi valkesel kohal. No neil tuleb püüäga kohe. Välja. Tulge nüüd. Laul sai läbi. Why you standing outside and they singing the guest outside? You guess my skitter! Angolast ta saab alguse. Okavango Delta. Okavango deltani välja. From Okavango Delta. Okavango deltas läheb ta lisajõgedena, väikeste jõgedena laiali. So it's 1100 kilometers from Angola up to Okavango Delta. 1100 kilomeetrit pikk jõgi Okavango deltani välja. Inimesed ujuvad siin jões rahulikult krokodiiliga, see on öösel liiga sügav nende jaoks, neile meeldi sügav vesi ja me näeme siin igasuguseid erinevaid linde. No hippo. No hippo. No hippo. Hippos ei ole, jõugiseid ei ole. Okay. Nii et ta sõidab vastu voolu, üles poole sõidame, siis pargib ära Angola poole peal paadi, siis astume maha paadi pealt ja saame esimest korda jalad panna Angola pinnale. Nii et me hakkame siis mööda Kavango jõge, Okavango jõge sõitma. Ennem oli tema nimi siis Kavango jõgi ja ta on saanud siis nime oma esivanematelt, kes nende esivanemad siis, kes siis algus elasid Angolas. Enam-vähem samad tüüpi nagu meil, eks? Sellised telgid. Omanik on kohalik.
Okei, nii et siis kuna ta Angolast siis siia Namiibiasse tulid nende esivanemad, siis nendele anti väike tükis, nad hakkasid siin elama ja see väikesest tükist ei piisanud neile. Ja siit tuleb ka, nendelt esivanematelt tuleb ka siis selle jõe nimi nende jaoks, sest nad püüavad neid sannideks, sannid. Et need olid esimesed esivanemad, kes siis siia tulid. Ainult silmad paistavad välja. Kipod. Ja jobu. Vaata jah, mingi liik sinine ja on pääsukse moodi küll. Laid saarekene, nii et teiselt poolt läheb ka jõgi, aga teiselt poolt on väga madal. Ei, Namiibia on see. Start there? Algab vasakult ja lõpeb paremalt kogu pikkus 1,6 kilomeetrit. Kell on tal tõenäoliselt kellelegi talu. Külaelu, see on lahe elu, see on näed, võtavad vett, kassivad siit ja morning! Hello! Kui te välja loete Bwabwata rahvuspark, see on siis jaotatud 4 osaks, eks? Me lähme siis Mahango alale lähme sisse. Kudu on kudu. No üks istub siin sama sees, jah. Vaib otsa. See on ilus pilt, jah, see on täitsa. Seda võib defineerida põhimõtteliselt ka kui üheks kommunikeerimisviisiks, kui nad ei oska omavahel rääkida, eks. Ja siis nad kommunikeerivad nii, et kuule, proovime, kui tugevad me sarved on ja proovime, vaatame, mis välja tuleb. Täpselt sama nagu väike laps ja ema kommunikeerivad, ema oskab rääkida, laps ei oska kommunikeerida, siis ema annab lapsele musi ja laps hakkab määrata. See on ka kommunikatsioon. Nii et loomadel on see nüüd 3. vorm kommunikeerimisloomadel siis. Sealt savannides, kus on rohkem, nagu öeldakse, taimestikku, kus on puud, kus elavad ka ahvid, siis seal on lõvidel täiesti võimatu, sest et ahvid käivad kogu aeg lõvid järgi ja kisendavad. Nii et lõvidel pole mitte mingit võimalust üldse saaki, ta on väga raske. Sest nii kui nad liiguvad kuskil, kohe ahvid annavad märku ja siis kõik loomad saavad teada, tulevad, jooksevad eest ära, nii et ega nende elu ka kerge ei ole nende lõvidel. Iga kilo on 7 aastat. Iga kilo on 7 aastat. Kui ta kaalub 3 kilo, siis ta on 21 aastane. So why it's leopard name? The color. Exactly the same color. You got the big 5. Yeah. You got the small baby 5. Yeah. This is part of the baby 5. Aha. Väike viisik, jah. Leopardi värvi. Näete seda, jah? Fremliili on ta nimi, Aafrika jõulupuu. Isegi tänapäeval meditsiinis kasutatakse väga palju. Need valged seemned võetakse välja ja pannakse poti sisse koos piimaga, keedetakse ja tuleb imehea jogurt. 7 erinevat liiki, 6 neist on siin Aafrikal ja Madagaskaril. Hästi palju, Madagaskaril hästi palju. Ja 1 liik on siis Austraalias. Näete seda? Jaa. Seal. Selle putuka nimi on kompostiputukas. Ta kogub selle shita või siis selle sõnniku kõik ühte kokku niimoodi. Siis ta muneb oma munad sinna vahele. Ja kui sünnivad väiksed need samad tema pojad, siis neil on kohe toit olemas. Aga elevandid peavad ennast veega, mudaga ja mullaga pritsima. Kaitsma sellest, päikse eest ja siis nende putukate eest. Ja see ooruks ka. Ooruks samamoodi ka, lamab päikse käes ja... Ei lama, ta ütles, et seisab. No võtab päiksevanni, noh. Võtab päiksevanni ja siis kaitseb ennast kõikide nende putukate eest. Nii et küla teab, et me oleme tulevad, külal on juba antud väike teade ette. Ja ma küsin, kes siis siin maas elab, ja siin elab vend. Terve perekond, üks sugu elab siis siin. Ja see on siis vend, mitte isa.
Tend on siis vähijõukam. Ahastel siis välisfassaad ja sees sisemine fassaad on siis savi, et siis oleks soe oleks, et talvel oleks nii külm, jah. See hoiab seda soojust, see ei lase seda soojust nii välja minna. Hoiab seda soojust ja vastupidiselt, kui on külm, siis ta ka ei lase soojuse välja minna, hoiab maja soojana, kui talve läheb külmaks. Siis on siis soojustõkke või külmatõkke või kuidas eesti keeles ehitusel võib seda öelda. Lähme vaatame järgmist maja, mis on siis ka samamoodi ehitatud, see on suvel on ta hästi palav, muidugi talvel hästi külm. Aga mis enne sissejuhatusest tuli rääkis ka, et Bushmanid tulid Lääne-Aafrikast, olid rändrahvas Bushmanid ehk siis sannid ja kui nad siia Namiibiasse jõudsid, olid rändrahvas, nad ehitasid maja, nad ei ehitanud nii korralikke maju. Nad ehitasid endale sellised, kuuks, 2-3 võib-olla üle tallitada sellised majad, et pärast rändasid edasi, aga kui nad siia Namiibiasse jõudsid, siis siia nad jäid püsivateks ja siia nad ehitasid siis seda sama maja, mida praegu meil seletas seda ehituskunsti. Et Namiibiasse jõudes nad jäid põlisrahvasteks siia. Ja. Enamus ikkagi tehakse süüa niimoodi, nagu ta siin praegu on väljas, aga majas sees ei tehta. Just a little bit to combine it together and to make it soft when you stumble. Hästi rahulikult on siis esimene raund nüüd. From the fire there, you can come and have a look. Lähme vaatame nüüd seal tule peal juba pudru keeb. Nii et naised jäävad siia, mehed lähevad lämbalt ühesse pudrus. Kastat inimesed, keda me külas nägime, kui me seal jalutasime meie Augustino sugulased ja sees need õlleninad, kes seal kõrtsu ja sõlut jõid ja et kui palju need inimesed üldse näinud on Namiibiat, siis kindlasti väga vähesed neist on käinud Windhoekis, mõni üksik, kui üldse võib julgesti panustada, siis võib olla mõned, sest meil ei ole sinna asja esiteks ja teiseks on see väga kallis sinna sõita. Lähimad, suurimad linnad sellele kohale, kus me praegu oleme, on siis Rundu ja teine linn, kuhu me siis praegu suundume, Katima. Seal nad on käinud võib-olla sellisel põhjusel, et ennast registreerida, et saada omale isikutunnistuse kaart. Me sõidame nüüd 2 tundi läbi rahvuspargi ja me võime veel loomi näha. Yeah, to your right side there is a markite kingfisher. To your right hand? Yeah. To your left side, next building, there is African jacana. To your left hand there, the African jacana. Open view. The African jacana. Open view. Rahvusparki ja silmad vahti, aga tule paremale, siit on juba kõike näha, isegi kui me seda asfalteerisin sõidame. Võtta rahvuspargis ja 400 elevanti ja Tšobe, vabandust, jah, tuleb ka sega Tšobe, jah, ja Botswanas on siis rahvaarv sama suur kui Namiibias 2,4 miljonit ja Botswana on olnud iseseisev riik 53 aastat Botswana jõe järgi voolas
kalamaarile. Enamus pargist on suviperioodil täiesti ilma veeta. Siin elab suurtes kaljudes hüpleid, elevante ja on ka päris suur arv lõvisi. Kunagi elasid siin siistel aladel Bushmanid. 1850. aastal rändas siin aladel ka David Livingstone, olles siis teel Victoria kose juurde ja käigid siin jahtimas elevante ja dinosaurikud nende kiivade pärast. 1967. aastast sai Loobest loomade kaitseala ning 7 aastat hiljem tõusnud 8 naisest rahvuspark. Kunagi oli see Shobe rahvuspark päris populaarne koht, kus jahti loomi, aga ikkagi vaatamata sellele on viimsed loomakaljad päris tohutult suured. Shobe on Botswana rahvusparkidest üks enam külastatavani ja 80-90 käisin hästi palju turiste just Lõuna-Aafrika Vabariigis. Võtsin kaasa enda toidu ja heikisid siin ja hästi mahti palju prügi ja loomadele muidugi see tekitas palju kahju. Inimesed otsustati korrigeeritud asja ja hind tõsteti 10 kordseks. Tänaseks on see olukord muutunud. Starts as a small stream in Zambia in a district called Mwinilunga. Siit see jõgi algab Zambiast. And then it goes to Angola, then back to Zambia. Angolast Zambia. Then Namibia, Botswana. Zimbabwe. Mozambique, then finally into the Indian Ocean. Ja jõuab siia India ookeanisse välja. So Zambezi River has two man-made dams, of which the first dam is called the Kariba Dam. Kariba tamm, ehk siis 2 tammid on, üks on Kariba tamm. Which is about 500 kilometers downstream from where we are. 500 kilomeetrit meie selles kohas, kus me oleme. We are right here. Me oleme siin. Kariba Dam over there. Ja Kariba tamm on siis siin. Eks maikuu, et sa mitte midagi tegelikult ei näe, näete. Kõmisev suits on siin veel november, ütleme detsember, jaanuar, kus siis praegu oleme, et siis me vähemalt näeme midagi ka, et see pilt on. Ja siis ühest otsast kuni teise oli siis 800 meetris, jah? 800 meetrit on siis see laius. Aga mis on muidugi suureks plussiks sellele riigile on ju Victoria juga, mis on väga populaarne atraktsioon turistide hulgas ja väga palju turiste tuleb siia erinevat teedpidi, erinevat moodi ja tänu sellele, et siin on ka selline võimas Victoria juga saab Zimbabwe oma elektri kõik 2 suurest hüdroelektrijaamast siin. Victoria juga siis kutsutakse ka rahvakeeles nagu öeldakse kõmisevaks suitsuks. Nii et alati, kui vesi langeb, on seal all piiril selline väike udu. Ja tal tudu alt tuleb siis süge kõmin. Zambezi jõgi on siis 4. pikkuselt jõgi Aafrikas ja tema kogu pikkuseks on siis 2574 kilomeetrit. Ja ta jõuab välja India ookeanisse ja enne seda, kui ta sinna jõuab, siis ta läbib Angola, Namibia, Botswana, Zambia, Zimbabwe ja Mosambiigi. Nii et seesama sild, mida te näete siin, see kuulub sild ja Zimbabwe vahel, eks? Seal on ju 1904 alustati ehitamist ja 1905 lõpetati, 1,5 aastat ehitati ja sild pandi kokku Inglismaal ja toodi tükkhaaval siia.
hästi populaarne. Seal on ka siis, nagu öeldakse, maailma top 10 ohtlikuma atraktsiooni hulka kuuluv bassein, mille üks äär on siis täpselt kuristiku selle joa ääre peal, nii et see on tõeline adrenaliini laks, kui sinna minna basseini sisse ja ma arvan, et me seda näeme ka.